Täna hommikul on meil hea meel tervitada meie stuudios joogapraktikut ja juhendajat Marili Tootsi. Tere hommikust sulle! Tere hommikust! Räägi natuke endast, kuidas sa üldse joogani jõudsid? Joogani jõutakse nii nagu ikka paljud inimesed läbi oma elukogemuste, võib-olla ka natukene läbi vajaduse, läbi otsimise, läbi enese otsimise, et ma esimese joogasamme tegelikult tegin juba aastal 2005. See on päris pikk aeg. Selle aja jooksul, kas sa näed, et Eestis jooga muutub järjest populaarsemaks või pigem mitte? Kindlasti järjest populaarsemaks. Küll on selles mõttes ka hästi oluline osa siit teadlikkusel, ehk siis mida rohkem on pakkumist, seda rohkem on inimesel tegelikult võib-olla keerulisem valida, et mis see täpselt tema jaoks on. Millised variandid on? Selle koha pealt ma jään tegelikult vastuse võlgu, et ma tean, mida mina teen, ma tean, mida meie koolkond pakub, variante on ükskõik, mida sa sealt otsid, sa leiad. Nii et selles mõttes on oluline sõnastada oma eesmärgid ja teada, mida sa tegelikult otsid. Aga mida inimesed tulevad üldse otsima, kui nad lähevad joogasse? Seda on ka keeruline öelda, sellepärast, et nad tunnevad, et neil on midagi puudu. Aga inimesed otsivad väga erinevaid asju. Nad on väga erinevate kohtade peal ja kuhu nad välja jõuavad, see on veel omaette põnev teema, nii et lõppkokkuvõttes on tegu teekonnaga. Kuhu sina oled praegu välja jõudnud? Mina olen jõudnud tükk maad iseendale lähemale. Ehk siis ma julgen arvata ja uskuda, et ma elan rohkem seda elu, kus ma olen õnnelikum. Sa oled kohe välja andmas raamatut Kukkudes armastusse. Kuidas sa selle raamatu kirjutamiseni jõudsid? See raamat on kasvanud hästi pikalt. Ja üks hetk, kui ma, kus juures tegelikult siin samas Tartus, sõitsin autoga, ühe foori taga, tuli mul lihtsalt pähe mõte, teadmine, et nii, nüüd on pealkiri olemas. Ja siis enam ei läinud kaua aega, kus ma 2 nädalaga panin selle raamatu kirja. See oli 2 nädalat, hästi intensiivne aeg. Kui raamat sai kirja, siis tegelikult hakkas ta alles küpsema. Nii et tegelikult siis raamatu kirja panemiseks tänaseks on möödunud rohkem kui 9 kuud. Milles see raamat räägib? Me võime eeldada sellest pealkirjast midagi, aga räägi meile täpsemalt. Raamat on ühe noore naise kasvamise tee just nimelt iseendale lähemale, kus ta saab iga hetkega iseendast teadlikumaks. Et see raamat algabki sünnist. Ta põhineb kaudselt küll minu elukogemustel, aga jääb siiski ilukirjanduslikuks. Nii et selles mõttes lugejal jääb alati võimalus vaadata ja leida sealt hoopiski iseennast. Sa kogud sellele raamatule hoogu, et raamat ju tegelikult praegu välja antud veel ei ole. Jaa, see vastab tõele. Ja hooandjas saavad kõik sulle kaasa aidata. Jaa, et nagu ma ütlesin, see raamat on küpsenud tänaseks juba rohkem kui 9 kuud ja selle protsessi jooksul on liitunud või selle raamatu kasvamisega kaasa tulnud päris palju inimesi. Raamatule on eessõna kirjutanud juba 8 tänase seisuga 8 inimest, tuleb veel 9, nii et see on olnud juba üks hästi ilus kooskasvamise tee. Nad on pühendunud aja selle läbi lugenud ja neid kaassõnu või eessõnu vaadates või lugedes annab väga hea tagasiside veel sellest, et see raamat on hästi mitmekihiline ja igaüks leiab sealt midagi just nimelt iseenda jaoks. Mis see hooandja siis lõppsumma on, mida kokku on vaja saada? Lõppsummas selleks, et raamat saaks reaalselt sulle või mulle laua peale trükki, on lõppsummaks 3480 eurot. Ja kui palju puudu praegu sellest summast on? Täna hommikul ma vaatasin, et meil on kokku kogunenud juba 43%. Ehk siis täpselt summat ma praegu ei julge nimetada, aga kui ma arvestan seda aega, mis praegu veel on jäänud koguda, me olemegi kusagil poole peal, kusagil seal kandis, siis see on tegelikult imetlusväärne, kui paljudele inimestele see väljaandmine korda läheb. Kuna on see lõppkuupäev? Lõppkuupäev on jaanuari algus.
kuna jõulude ajal inimestele ju head teha meeldib, siis me kutsume ka üles kõiki kuulajaid hoogu andma raamatule Kukkudes armastusse. Kindlasti põnev lugemine. Ja kus sinu raamatuid osta saab? Praeguse seisuga läbi minu. Raamat kasvab samm-sammult, nii et täna mul konkreetseid kokkuleppeid veel müügikohtadega ei ole. Aga läbi minu kindlasti kohe, et müügikohad tulevad. Kuidas sind üles leiab? Kõige parem on mind üles leida läbi kodulehe www.ulitundlikinimene.ee ehk siis U-tähega. Ja sealt saab natukene rohkem informatsiooni ka raamatu kasvamise loo kohta, et kellel on huvi ja loomulikult minu enda kohta. Et miks ma olen, kes ma olen, miks ma neid asju teen ja alati võib mulle kirjutada, joonistada. Telefoni ma alati vastu ei võta. Kas sinuga on võimalik ka näost näkku kohtuda? Jaa, et minuga näost näkku kohtuda tegelikult on võimalik juba praktiliselt nädala jooksul, ehk siis Tartus laupäeval 15. detsembril on meil Tartu joogakeskuses üks sündmus. Nii et tulge, vaadake, arutame, saame rääkida ka raamatuteemadel, keda huvitab ja tulemas on veel mõnusaid kokkusaamisi, nii et jällegi seesama koduleht www.ulitundlikinimene.ee, uurige sealt. Suur aitäh sulle ja edu sinu tegemistele ning rahulikku jõuluaega!